Siis targa jutuga number 2, et crap'id, mis korduvad ja kui me oleme nii kaugele jõudnud, me oskame need märgata, et vahet ei ole, kes need postiliinid on, naine, töökaaslane, sõber, lapsed, naaber, koer tuleb pissib jala peale, et samad mustrid on, sama koer kogu aeg tuleb, laseb selle jala peale. Et siis seal on mingi point ja siis järgmine point on see, et tubli. Nii edasi, mis teha? Edasi on siis, sa analüüsid neid emotsioone, et mida ma nagu tunnen, eraldi, eks ju. Ja kui sa need emotsioonid saaksid nagu paberile panna, et mis mulle meeldib, kuidas ma käitun ja kuidas missuguseks ma tahaks saada, eks ju, siis see on juba suur progress, sellepärast, et sa astud kõrvale, nagu vaatad, ja elu, midagi nagu hullu ei ole, sest üks vend ka rääkis oma loo, et ta tegi businessit ja business-kaaslased kunnisid nii, et kutt oli vangis, ütles, et esimesed kuud ta lihtsalt oleks paljaste kätega need kutid ära tapnud ja siis vangis on vaja ära istuda, eks ju, istus seal ja siis luges mingit vaimset kirjandust ja siis ta lõpuks rahunes maha, eks ju, otsis nagu mõtted, et what's the point, siis ta sai aru, tuli realisatsioon, et nad oleks tegelikult pidanud, need tahtsid ta ära tappa, aga selle asemel tahaks vanglasse, et saada seal maha rahuneda, saada realisatsioon, eks ju, ja saada aru, et see oli nagu hea millegaks, et see, mis meiega kõik juhtub, et see on suur samm, järgmine, kui me saame aru, et elu nagu räägib meiega, toob need mustreid, sama mustrit, tahab nagu midagi öelda, et see on nagu pidev areng, et üks laps ka läks mööda teed, kunagi rääkis oma looks täiskasvanud, et nägi ka, kuidas kookonist uss hakkas liblikana välja tulema ja aitas ta välja, aga tegelikult ta oleks pidanud mitte puutuma, sest see jõud, millega see kookonist välja tuleb, sellega ta arendab oma tiivad, et lennata. See kõik see. Aga ta nagu aitas, et meil on vaja abi nii ja naa, aga see areng ongi see, et kui sa teed sügava analüüsi, siis enamus crap'id, mis sul on arendanud sinus vastupidi, mingid iseloomu omadused. Tänu millele sa, isegi kui sa tookord kaotasid, hiljem saad rohkem või olid tublim või tugevam või kui tuled järgmised asjad, siis sa käitusid juba paremini. Et need suured, need raskused on eludiskussioon, elu räägib meiega, eks jumal, karma, kuidas soovid. Et come on, tee õiged järeldused, eks ju, saa tugevamaks. See on sinu areng, sa pead läbi käima need, eks ju, need tõusud ja mõõnad me oleme sellest ka rääkinud, et see on ka elu värv, mida me tegelikult alateadlikult tahame, et kui me kergelt midagi saavutame, siis me alateadlikult ei hinda ka. Nii et selle kõikide jamade point on siis esimene aasta, saad aru, et mingid asjad korduvad, siis paned paberile, kuidas ma tahaks reageerida, kuidas ma ei peaks reageerima teist korda, omadused, eks ju, siis saad aru, et need mustrid tegelikult, need jamad, mis meil elus on juhtunud, eks ju, nad on mingi mõttega ja nad on mind tegelikult, kui ma analüüsin eelmisi jamasi tugevamaks ja sundinud mind mugavustsoonist välja, eks ju, see on selle vana psühholoogide jutt. Eks ju, ja siis see teine on see, et see ongi arenguks, et see jumal või siis see kogu elu, suur elu räägib sinuga ikkagi, et see on puhas armastus, et see ei ole nagu selline keegi juhuslikult paha looduse saatus keerab sulle suvaliselt käkki nagu. Et sa nagu need seosed näed ära läbi selle luupide, läbi kordumiste, läbi eneseanalüüsi, et see on olnud tegelikult hea ja see on edasi viinud ja see on osa mängust ja must ja valge käibki selle kahesuse selle mängu juurde.